Tere! Eduard minu nimi ja oled jõudnud kanalile Eduardi autovideod ja täna alustame seda videot kohe sõiduasendist otse käigu pealt. Meil on täna õnn ja rõõm mängida siukse ägeda masinaga, nagu seda on Opel Insignia OPC. Tegemist on 2013 aasta autoga, mille kapoti all istub väga vahva 2,8 liitrine turbo bensiini V6 ja annab see V6 oma jõu kõigile 4 rattale korraga. Nii et ka niiske ilmaga saab normaalselt selle masina võimsust nautida ilma, et tekiks mingi väga piinlik rattakerimine. Miks ma alustan kohe sõidu pealt on see, et täna on lihtsalt ilm selline, et iga 5 minuti tagant sajab pussnuge ja no nii on, ilma me valida ei saa. 2.8 V6 Opel Insignia peal on, ütleme nii, et see on selline retsept, kust nagu valesti minna ei saa. Et mida suurem mootor, mida väiksem auto, seda lõbusamaks see asi muutub. Väike, muidugi nüüd see auto ei ole, kaalub see peaaegu täpselt 2 tonni ja mootor on täpselt paraja suurusega. Ei ole see masin nagu roppkiire sekundite mõistes, aga see töömaht ja see üleüldine auto seadistus teeb selle kogemuse uskumatult meeldivaks. Ma olen väga siiralt üllatunud, et Audi fänn, nagu ma olen, istun praegu Opelis ja ma tõepoolest naudin selle autoga sõitu, sest see auto tuletab mulle meelde sportliku sõiduauto seda tõelist olemust. Et milline see kogemus peaks olema ja tead, ma tunnen ennast siin autos reaalselt nooremana, kui ma olen, sest et see feeling on ehtne ja ta on aus. Mul on natukene jäigem vedrustus. Ma ei põrka ringi, aga vedrustus on konkreetne. Ma saan väga täpselt aru, mis parasjagu rataste all toimub. Mul on väga meeldivalt täpne rool. Mul on väga kihvtid siuksed sportlikud istmed, mis on pigem natukene kõvemapoolsed kui siuksed nagu tugitoolid, aga jällegi see kokku kõik kombinatsioonis töötab nii hästi. Seda on üllatavalt rõõm juhtida seda masinat, et siuksed pisiasjad, mis on tehtud nii õigesti, annavadki siukse ägeda kogemuse. Et kui sa võtad mingisuguse megamootoriga Audi, mida ma olen omanud, siis nii et tean täpselt, millest ma räägin, siis Audis sa tunned, et see auto on raske ja eriti muidugi ninast raske, kuidas miljoni hoovaga esisild võitleb kogu aeg selle nimel, et hoida suunastabiilsust. Seda on tunda Audis. Siin aga käib see kuidagi kergelt ja see auto jätab endast palju kergema mulje, kui ta tegelikult on. Reaalselt kaalub see masin meil gramm alla 2 tonni, aga mitte üheski otsas ei ole tunda, et ta on nii raske. Et uskumatu saavutus Opeli inseneride poolt ja siis on veel siuksed ägedad pisiasjad, mis teevad selle masina natukene erilisemaks. Mul on olemas õlirõhk, õlitemperatuur, turborõhk, siuksed põhilised mõnusad tehnikafänni näitajad on siin kõik sees olemas ja siis ka Opeli disainerite nagu selline koostöö väga hästi on siin tunda, sest et need inimesed, kes kujundasid selle auto välist disaini, reaalselt said kokku nende inimestega, kes ka selle autos salongi kujundasid, sest et ainuüksi rooli peal olevad siis ütleme, disaini elemendid, istmetel olevad disaini elemendid, need sobituvad kokku ka näiteks auto välimuses olevate elementidega, et iluvõred on suhteliselt sarnase kujuga näiteks ka istme õhutusavadele, et need on pisiasjad, aga nende peale on mõeldud ja see loob väga siukse tervikliku tulemuse. Et see auto ei ole nagu ühestki otsast poolik ja loomulikult
põnev ja võib-olla nagu kõige väljapaistvam osa on see mootori pool ja mul on nii hea meel, et siin on 2,8 V6, mitte 2-liitrine topeltturbo või midagi sellist, vaid just nimelt korralik töömahuga V6. See annab sellele masinale nii meeldiva sõiduelastsuse. Sa ei pea teda gaasipedaaliga punnitama, et see tank edasi liiguks. Mootoril on piisavalt mahtu, et ka veerand gaasiga seda autot liigutada, et ei ole ainult turbo najal. Loomulikult, kui turbo lõpuks rakendub, siis on nalja kui palju. 239 kilovatti, 450 newtonmeetrit on seda nalja. Ja turbo rakendumine on kusjuures huvitav, sest et turbo ei ole nii vahetu ja täpse rakendusega, nagu on võib-olla tänasel moodsal mõnel teisel Saksa autol. Ja seda võib näha kui miinusena, et turbo rakenduses on väike viivitus, aga minu arust see on just äge, sellepärast, et ma selle autoga sõites tõepoolest tunnen, et see on turbomootor, mitte nagu ei ole see turbo olemus mult ära varastatud. Ja kui see turbo lõpuks tuleb, siis sa reaalselt tunned, et ta tuli. Ai, see on lõbus. Kahjuks muutub umbes 2 sekundiga kriminaalseks, aga siiski väga lõbus. Ja uskumatult värskendav kogemus on sõita tõsi küll 10-aastase Opeliga, aga Opet C Insignia puhul mina ütlen, et konstruktorid tabasid 10-sse. Nad said selle elamuse kätte, nad suutsid teha selle auto nii, et mina saan selle elamuse, et sa tõepoolest tunnetad autot ja sa naudid seda autot. Loomulikult, kui me oleme mingisugused 0, sekundi inimesed, siis on kiiremaid autosid nii joone peal kui Nürburgringil, aga see ei ole oluline. Oluline on ju see kogemus, sest et kui tihti sa tegelikult käid oma autoga võistlustel kuskil ringrajal või 400 meetri rajal? No ei ole ju nii tegelikult. Et igapäevaselt sellega sõita, see on tõepoolest loodud naudinguks auto ja neid momente on veel. Näiteks väljalaskesüsteem, mis on meeldivalt mehine, ta ei lärma, ta ei aja su naabreid hulluks ja ta ei pane ka sul kõrvadest verd jooksma, aga sa kuuled, et siin on ikka mootorid ka ja see on jällegi see koht, kus V6 on ikkagi oluliselt parem uudis kui 2-liitrine R4, sest et sa lihtsalt selle heli vastu ei saa. Ja V6 võib-olla pole ka maailma parima heliga mootor, aga ma arvan, et mitte keegi muga ei vaidle, kui ma ütlen, et V6 kõlab paremini kui R4. Ja need on asjad, mis kõik on osad sellest retseptist ja see kõik kokku töötab ja see sobib. Ja ma olen väga-väga tänulik oma fännile, kes mulle selle auto laenas proovisõiduks, sest et päriselt see masin tegi mu päeva päris palju paremaks. Ja ilma naljata täiesti ausalt võin sulle öelda, et ma suhtusin sellesse masinasse päris tugeva eelarvamusega, sest et me kõik oleme Opelitest anekdoote kuulnud ja me teame neid peast. Aga samal ajal ma väidan täiesti kindlalt, et selle auto salong on kvaliteetsem kui 7 aastat uuemas Kias. Ja mida sa ühest Kiast kindlasti ei leia, on 2 maagilist klahvi. Üks klahv kannab nime Sport, mis teeb täpselt seda, nagu sa võiks nimest arvata. Muutub käigukastitöö, muutub mootori käitumine, muutub natukene vedrustuse tunnetus. Auto läheb päris meeldivalt täpseks. Ja siis on olemas veel klahv Opet C. Ja nüüd asjad muutuvad päris kõvasti. Käigukast enam absoluutselt oma tervisest ei hooli, sest käigud mitte nüüd ei lülitata sisse, vaid käigud lüüakse sisse. Täpselt sama lugu on mootoriga. Pedaali tunnetus on palju teravam, mootor reageerib palju teravamalt ja jälle hakkame Grimm-piiri juurde jõudma. Oleks mingid head teed vaja, kus ma saaks nagu tõeliselt need loomad valla päästa. Aga sellegipoolest need on, ja see on jumala lahe nupukene, sest et
lihtsalt nupuvajutus ja sa sõidad ühe tavalise, normaalse, meeldiva autoga ja plõks ja mine ringrajale. Noh, loomulikult selliseid nupukesi on täna teisteski autodes, aga kuidagi see tunnetus, kuidas siin autos töötab, on hoopis teine. Et mõnes autos sportnupp lihtsalt tõstab mootoripöörded üles ja mitte midagi muud sellest otseselt ei juhtu. Siin aga juhtub. Ja mis ma oskan siia lisada? Ma tegelikult ei lisagi väga palju. Ma teen kokkuvõtte ja ma ütlen, et see on üllatav auto, tõeliselt üllatav auto, sest et see on Opel ja me ei oota Opelist väga palju, kuigi see on veidikene ebaõiglane, sest et no mis selles Opelis nüüd päriselt nii halba on? Noh, ma ütleks, et koostöö kvaliteet näiteks salongis on tugevalt üle keskmise, kere roostekindlus on tänaseks tegelikult tugevalt üle keskmise, mootor on fantastiline, käigukast on pisut liiga agar, aga tegelikult töötab väga ilusti ja come on. Aga õigus, ja kui sa tahad roostest rääkida, siis vaatame korra Mazda peale ja räägime nüüd uuesti. Aga kokkuvõttes üllatavalt meeldiv auto, väga värskendava ja meeldiva sõidukogemusega, tõesti tõi tagasi selle sportliku emotsiooni, tuletas meelde, milline peaks olema sportlik auto. Ja siinkohal suur aitäh minu fännile, kes selle auto mulle laenas. Sinulgi on võimalus oma autot internetis muuta surematuks, video alt leiad minu kontaktid, võtame ka ühendust, teeme ära, midagi sulle maksma ei lähe, kus juures teen seda sõna otseses mõttes lihtsalt armastusest autode vastu. Ja suur aitäh sulle, et sa leidsid aega see video läbi vaadata ja uute põnevate kohtumisteni.